Armsad finalistid, külalised ja žüriiliikmed, täname, et olete tulnud Figuurisõprade aasta kõige pidulikumale üritusele, kus omavahel võtavad mõõtu parimatest parimad figuurisõbrad. Täna näeme siin armsas Mammo kohvikus palju motivatsiooni, tahet, enesekindlust, häid töötulemusi ja loomulikult kaotatud kilosid. Oleme pühendanud tänavuse aasta Figuurisõber 2012 ürituse taaskasutusele, sooviga näidata inimestele, kui oluline on nii asjade kui ka iseenda puhul aeg-ajalt teha väike ülevaatus ja taasavastada unustusse vajunu. Meie tänavused finalistid on läbinud pika teekonna selleks, et leida endas see nooruslik, sale, tervislik ja õnnelik keha ja vaim, mis mingil eluetapil võib olla, et on unustusse jäänud. Täname Eesti Erakosmeetikakooli, kes tegid meie finalistidele kauni jumestuse ja soengud. Täname Uuskasutuskeskust kostüümide eest ja suur tänu kohvikule Mammo, kes meid kõiki täna siin vastu võttis. Järgnevalt annaksin sõna Figuurisõprade tegevjuhile Anne Piirsalule. Tere päevast! Lugupeetud külalised, finalistid ja žüriiliikmed. Tere tulemast siis tänasele meie tõesti tähtsale üritusele aasta Figuurisõber 2012 valimisele, mida me nüüd korraldame juba 3. aastat. Ja selle 3 aasta jooksul on kokku meie tublid figuurisõbrad kaalust maha võtnud 29 675 kilo. Ja kui me mõtleme sellele, et ülekaal on ju rasv ja kui me siis jagame selle näiteks 400 grammistesse rasvapakkideks, siis see teeb juba üle 74 000 rasvapakki, mis on kadunud. Tänasel üritusel osalevad meil 9 finalisti, kes on kokku kaalus maha võtnud 188 kilo. Nemad saavad oma eeskujuga innustada ja toetada neid, oma kogemustega olla toeks nendele, kes vajavad seda tuge oma tee eesmärgile, kellel on probleeme liigsete kilodega. Enese eest hoolitsemine on lugupidamine meid ümbritsevate vastu. Tahan soovida siis täna edu meie finalistidele ja soovin teile kõigile neid toredaid hetki koos meiega. Soovin figuurisõbralikku suveootust. Aitäh! Aitäh Annele nende ilusate sõnade eest. Loomulikult, et selgitada välja finaliste, on meil siin kohal ka žürii. Žüriis on meil siis Anne Piirsalu, Figuurisõprade tegevjuht, Evelin Kivilo-Paas, ajakiri Tervis Plus peatoimetaja, Liis-Kristiin Vaher, Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu esindaja, Katrin Jüriska, Uuskasutuskeskuse tegevjuht ja Margit Hagomaa, Mammo esindaja. Ning viimasena Mai Maser, Figuurisõprade peakonsultant. Kohe astuvad ükshaaval lavale meie tänavused finalistid. Taustaks käib meil siin õnne korral esitlus, kus on kõikide meie finalistide enne ja pärast pildid ning kaotatud kilod. Selleks, et te saaksite meie finalistidega rohkem tuttavaks, esitan ma neile ka mõned küsimused.
Saage tuttavaks meie finalistidega. Ülle Rüüson. Ja kaotanud on tema 13 kilo. Aplaus. Miks otsustasid sina liituda figuurisõpradega? Tere kõigile! Mina olen Raplast Ülle. Ma olen 11 aastat oma elust olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja viimased 13 aastat Raplamaa rahvatervise spetsialist ja tundub, et mina nagu peaksin teadma kõike tervisest ja terveks olemisest. Kõik sai alguse tegelikult sellest, kui minu ellu saabus küpses keskeas armastus. Ma abiellusin, ma sain 39-aastaselt oma 3. lapse ja siis õige varsti ületasin ka selle maagilise 40. eluaasta piiri ja siis see asi läks nagu käest ära. Ja eelmisel suvel, kui umbes 10 inimest suvel küsisid minu käest, et oi, et palju õnne, kas sina saad meil jälle lapse, siis tekkis mul terve maailma vastu ikka täielik viha. Ma mõtlesin, et kõik inimesed on hulluks läinud. Ma olin väga vasendunud ja sügisel tegelikult, kui ma siis kaalu peal astusin, mul kaalul oli patareid tühjaks saanud vahepeal, siis ma avastasin, et ma olen rasvumise esimeses astmes ja siis ma panin kohe oktoobri lõpus Facebooki sellise kirja, et nüüd on kõik. Ma lähen figuurisõpradesse. Ja 9. novembril ma siis alustasin ja täna ma olen siin teie ees. Väga tubli, aitäh! Kohe tuleb meie järgmine finalist. Selleks on Katri Oja ja tema on kaotanud 29 kilo. Ja küsin ka sinult küsimuse, milliseid muudatusi sa figuurisõpradega liitudes oma igapäevases toitumises ja liikumises tegid, et püsida nii-öelda tervislikuma mina lainel? Aitäh küsimuse eest, mina olen Katri ja tänu figuurisõpradele olen mina õppinud armastama köögivilja toitusid. Neid asju ma ei armastanud aasta tagasi absoluutselt. Ma armastan liikumist, see kuulub igapäevaselt minu ellu. Ma olen õppinud ennast enda kergemat mina armastama läbi selle, et ma tõesti jaksan rohkem ja see teeb mulle palju rõõmu. Suur tänu! Ja läheme edasi meie järgmise finalisti juurde, kelleks on Mari-Liis Siigart ja tema on kaotanud 26 kilo. Ja sinu käest küsin, et millised muutused on olnud sinu igapäevaelus alates päevast, mil otsustasid liituda figuurisõpradega? Tere, mina olen siis Mari-Liis. Minu elus on toimunud sellised muutused, et minu jaoks ongi see elustiil, et see ei ole projekt, mis hakkab siit ja lõpeb kuskil siin, vaid see ongi enesest kasvamine, leidmine ja endale selle, mida ma tahan. Et ja terves on meie kõik enda teha, et see ongi elustiil. Aitäh sulle, tubli ole. Järgmisena Victoria on kaotanud 21 kilo. Aplausiga on praegu tõesti kohendada. Ja sinu käest küsin, millised olid sinu muudatused igapäevases toitumises ja liikumises püsides tervislik? Tere kõigepealt. Loomulikult, kui ma alustasin figuurisõpradega, siis ma hakkasin kohe sporti tegema, sest õige toitumine on muidugi väga suur asi, aga kindlasti
loomulikult peab midagi muutma ka liikumises. Töö oli selline, et ma istusin päev otsa arvuti taha, et loomulikult pidin tegema neid muudatusi. Aga praegu olen ülirahul, et nii suur tulemus ja et ise olen palju energilisem ja soovin kõigile ühendada figuurisõpradega, kuna siin on nii head mentorid, et kindlasti nad toetavad perehästi. Aitäh sulle, Victoria! Järgmisena tuleb siia Reelika Toom, kes on kaotanud -23 kilo. Ja sinult küsin sellise lihtsa küsimuse, et mis põhjusel liitusid sina figuurisõpradega? Eks see peamine põhjus on ikkagi, et olla rahul iseendaga ja tegelikult ka muuta nüüd seda elustiili, sellepärast et viimased 4 aastat läksid natukene käest ja suutsin nüüd maksin sööma, ütleme nii. Inimene tavaliselt sööb juhtus 2-3 korda päevas, aga nüüd mina saan 6 korda päevas ja kaal langeb ja see on minu meelest super selle asja juures ja kindlasti on ka muutunud, need on nagu toidud on valim rohkem, mida ma suhu panen ja põhiline on see, et ma söön hästi aeglaselt ja ma söön naudinguga ja kõik saledaks võiti tee paksuks, see on, mida ma olen avastanud. Väga meeldib. Aitäh sulle. Ja lähme edasi meie finalistidega. Lisan Aljaste, -18 kilogrammi. Sinult küsin taas sama küsimuse. Millised on olnud muutused sinu igapäevaelus alates päevast, mil otsustasid liituda figuurisõpradega? Tere! Kindlasti üks asi on see, et minu kõige vihatumast õppeainest koos kehalisest kasvatusest on saanud tänaseks minu lemmikuid ja liikumine iseenesest on igapäevane põhiosa ja sööma ei pea kindlasti nii palju, et süda pahaks läheb, vaid et küll ikka täpselt täis saab paremini. Väga tore. Palju õnne. Ja jõudu sulle edaspidiseks. Edasi. Ruuta Arumets, -25 kilogrammi. Teile tugevama aplausi. Sinult tahaksin ma teada, kui oluline on olnud sulle lähedaste toetus salenemisel? Lähedaste toetus on väga oluline just mu ema ja abikaasa, et tänu nendele ja tegelikult on see grupitoetus ka väga hea. Aitäh sulle! Järgmine finalist Kaia Kabanen, -17 kilogrammi. Milline on olnud sinu moto sel salenemisteekonnal? Kuna ma olen seda asja alustanud elus väga palju korda, siis seekord oli minu motoks see, et ükskõik kui raske on või ükskõik, mis mu teel ette tuleb, ma ei anna alla ja ma ei anna. Tubli. Aplaus! Ja meie tänane viimane finalist ja ka ühtlasi ainus meesterahvas Jaan Väärt, kes on kaotanud -16 kilogrammi. Tule siia poole ja esitan sulle ka küsimuse. Kas sinu salenemisteekonnal on olnud ka takistusi, motivatsiooni kadu või kuidas sa nendega toime tulid, kui neid oli? Jah. Ma tahaks alustada sellest, et tänaseks on juba 21. Aplaus!
ikka tuli ette, ma alustasin oma teekonda aasta tagasi ja kusagil suve hakul ma olin juba üks 15 kilo alla võtnud ja see on hästi positiivne tagasiside oli igalt poolt, et sa näed hea välja ja ta. Ja tekkis tunne, et tegelikult see eesmärk on täidetud, enne see tunne oli päike. Ja kõik tuli suvi, siis tulid sellised peod ja vahele rühma ka ei jõudnud ja üks nädal, siis teine nädal, kolmas nädal lõpuks. Küll selle kiire asjaga ootab. Ja no nii oligi, mul see väike nagu tagasi juhtumine, ja ma tulin tagasi, mis veebruari kuus, seda aastat veebruari kuus ja see enesetunne, see halb enesetunne, millega ma tegelikult tulin alguses, et see oli nagu tagasi, et mul nagu, ma olen selline, mind on nagu raske paigast lükata, et ikka kui väga valus on, et siis hakkan liikuma ja samamoodi see põlvevalu ja raske kingapaadil sinuga, et see nagu tuli tagasi. Täna on nagu mott on iva. Hea. Aplaus. Suur tänu kõikidele finalistidele. Nüüd enne, kui algab meie teine voor, tahaksin isiklikult ka teha kummarduse meie kõikidele tänastele finalistidele ja nende mentoritele, kes on teinud suurepärast tööd ja jõudnud seeläbi püstitatud eesmärgini. Meie tänased finalistid ja nende mentorid on saanud jagu kehast, mis ei pakkunud võib-olla enam nii palju rõõmu ega andnud enesekindlust, kui seda teeb kõikide nende tublide inimeste praegune keha ja vaim. Nad kõik on läbinud teekonna, saavutamaks oma vanast minast uus, sale ja enesekindlusest pakatav mina. Nii nagu kõik need riided, mis tänastel finalistidel üritusel seljas näeme. 12. aprillil käisid meie finalistid Uuskasutuskeskuses esinemiskostüüme valimas. Nende päev oli küll kiire ja sagimist täis, kuid väikese video kokkuvõtte saime me sellest siiski tehtud. Ja selle video saatel nüüd tulevad meie finalistid ja esitlevad oma valitud kostüüme. Ja ma palun siia meie finalistid Ülle Rüüson. Aplausi suuremat palust. Aplaus jätkub. Jätkame aplausiga. Katri Oja. Aplaus ei katke. Ei katke. Figuurisõbrad on kaotanud paljudeni 188 kilo. Ma arvan, et plaksutamisega teeks äkki siia mingisugune 10 vähemalt juurde. See oli Katri Oja. Aitäh sulle! Ja palun siia Mari-Liis Siigart. Näita, mida sina oled meile valinud.
tuletan meelde, 10 kilo on meil vaja juurde saada, nii et aplaus ei katke. Tubli. Ja palun siia Victoria, ikkagi ei katke aplaus. Tuletame siis meelde, et uus kasutuskeskuses käisid meie finalistid, valisid endale sealt tänased kostüümid. Tuleb tõdeda, et väga hea silmaga on meie finalistid väga head valitud. Aitäh, Victoria! Reelika Toom. Peaaegu 5 kilo on nüüd selle aplausiga vist äkki kulunud. Väga tublid, väga tublid. Kõnni võib-olla kuskilt lõpselt läbi. Oli tubli. Ja järgmisena Lisanna Aljaste, palun. Lisann kaotas meil 18 kilo. Aplaus. Ja taaskord mainime, et väga kena kostüümi on endale valinud. Paluksin tähele panna ka figuurisõprade tegevjuhti Annet, kes siiamaani on kogu aeg plaksutanud. Nii et võtke eeskuju, plaksutage ka. Ja järgmisena palun siia Ruuta Arumets. Seelikud teevad suurema aplausi. Väga hea. Aitäh sulle. Ja kohe näeme me videosalvestist Kaia Kabaneni valimisest, kostüümi valimisest siiski. Ja Kaia kaotas meil 17 kilo. Nii. Palume siia siis viimase finalisti Jaani. No nüüd ma arvan, tuleb küll üle 10 kilo. Näidake keerutage ennast. Riidete valimine vist ei ole päris meeldis tegevus, ma vaatan. Ja Jaan siis kaotas meil lõpuks kokku 21 kilo oli nii. Aplaus!
ja et teha veel 1 kilo siia 12 kilole juurde, mis me aplausiga tegime, teeme veel ühe suure aplausi. Suured tänud teile. On aeg saata meie väga nooruslik ja tervislik žürii otsust tegema, sest me kõik ootame juba seda kõige põnevamat osa, kus selgub aasta figuurisõber 2012 ja rahvalemmik kodulehel antud hääletuste põhjal. Seniks aga meile pakub silmailu fantastiline naisterahvas tantsides kirglikku flamenkot. Meie tänane esineja Anu Lipp on igati tubli ja energiline inimene. Nimelt krooniti Anu 1998. aastal aasta kaalujälgijaks oma imelise välimuse ja kaotatud 50 kiloga. Aplaus! Palun esineja lavale. Aplaus! Ay, no me
tú llegas a tu casa, que tú se lo dices a tu padre. Ay, no me pegues bocadito, que tú me haces cardenales. Que no me pegues bocadito, que tú me haces cardenales. Ay, mare, le, le, le. Ay, mare, le, le, le.
jätkub. Kuna meie tänasel esinejal tuleb jõulis siia poole, vabandust, tantsijad, teie olete väga võrratud, teeme veel ühe aplausi. Lisaks on Annul täna sünnipäev, nii et anname siis ka omalt poolt üle lille. Meie täna õhtune üritus on aga jõudmas lõpusirgele. Võitjate nimed peaks olema selgunud. Ja ma palun žüriil tulla tagasi ja ollatada mulle ümbrik, kus on võitjate nimed. Mainin siis lihtsalt ära, et finalistidele on auhindu ajakirjad Tervis Plus, kosmeetikafirmalt Avon, kindlasti väga head tooted, Kagarmiku mahlad, kindlasti väga tervislikud. Kulturismi ja fitnessi liidud on kindlasti finalistidele auhindu. Ja loomulikult ka figuurisõpradelt endalt. Ja aga see ei ole veel kõik, sest lõpus tuleb veel auhindu. No nii, kuidas on siis, kui pikk on see ettevalmistusperiood või protsess olnud? Tere kõigepealt minu poolt, see oli natukene ootamatu, et ma nüüd jutustama pean, aga ettevalmistusprotsess on kindlasti olnud juba mitu kuud. Selle aja jooksul on olnud tagasilööke, selle aja jooksul on olnud edusamme, nagu kindlasti kõikidel meie finalistidel tänase päeva jooksul ja üleüldse terve selle teekonnal, mida nad on läbinud, et saavutada kõik see, mida me täna siin nägime. Ja nagu eelnevalt on mainitud, oli meie tänavuse ürituse eesmärk siis nii teile kui meie finalistidele näidata, et taas leitud asjad, taas leitud pina, taas leitud keha. On aeg-ajalt vaja lihtsalt enda puhul üles leida ja saavutamaks siis see parem mina ja olla rahul endaga. Et loodan, et varsti selgub meil ka aasta figuurisõber 2012 ja rahva lemmikel me siis kuulutame välja kodulehel hääleannute põhjal ja loomulikult siis ka Delfi naistekas, kes kuulutab välja enda kodulehel hääleannute põhjal. Et loodan, et varsti siis saab seda teha. Et seni kaua siis läheb pisut aega ja annaksin sõna siis võib-olla õhtujuhile. Žüriis siis Anne Piirsalu, Evelin Kivilobaas, aplaus ei lõppe. Liis Kristiin Vaher, Katriin Jüriska, Margit Härm ja Mari Maser. Aplaus neile. Ja sealt tulebki ümbrik. Siin on 2 ümbrikku ja üks on rahvalemmik ja teine on aasta figuurisõber 2012. Ma panen need praegu siia. Nüüd siis kutsuksin auhindade välja jagamiseks siia meie tänased finalistid. Ülle Rüüson, Katri Oja, Maris Siigart, Victoria, Renika Toom, Lisann Naljaste, Ruute Arunets, Aija Kavanen ja Jaan Lääne. Ja samuti palun siia lavale ka meie finalistide mentorid. Aplaus neilegi. Nemad on olnud meie finalistidele ehk kõige esimeseks, kõige suuremaks, kõige viimaseks toeks, et mitte libastuda ja jätkata teed. Aplaus.
Ennist ma mainisin juba, et on ka üritusel siis figuurisõpradele toetajad ja need toetajad siis on välja pannud mitmeid auhindu. Esmalt kutsuksin auhinda üle andma Kadarviku mahlad esindaja Eevi Napp. Tere! Sinul oli öelda ka paar sõna. Kõigepealt tahaks õnnitleda kõiki, kes on jõudnud nii kaugele ja ma arvan, et mina pole ainukene, kes siin saalis täna teid vaadates kadedust tunnen ja olen korduvalt mõelnud, et peaks ise sammud seadma figuurisõpradesse. Isiklikult pole selleni jõudnud, aga on olnud meil Kadarvikul ja figuurisõpradel siiamaani päris mitme aasta jooksul päris meeldiv koostöö. Ja me teeme väga hästi, et hästi tore on võita, sest alles paar päeva tagasi saime ise ühele oma tootele auhinna ja see on ka teie auhinnakohvrist ja ma väga loodan, et meie beebiporgandid ja mahlad on igapäevaseks täienduseks teie toidulaual ja palju õnne veel kord kõigile. Aitäh! Ja meil on ka kõigile mahlakohvrid ja siis on meil ka lilled siin, oli see finalistidele. Just nii, aplaus! Ja nagu ma ka enne mainisin, siis on veel ka hiljem siin laua peal, võib-olla olete juba tähele pannud auhindu ajakirjast Tervis Plus, kosmeetikafirmalt Avon, samuti Kulturismi ja Fitnessi Liidult ja loomulikult ka figuurisõpradelt, nii et ma arvan kõigile nendele toetajatele, sponsoritele võiks teha veel ühe suure aplausi. Need aplaus on täna palju, aga teevad ju head meile kõigile. Õhtu põnevaima osa juurde. Selgunud on aasta figuurisõber 2012 ja rahvalemmik. Aga enne annab Delfi naistekas üle tänukirja kodulehel toimunud hääletuse võitjale. Ja palun siia suure aplausi saatel Delfi naisteka esindaja Mari Skuin. Delfi naisteka esindajana on mul väga suur rõõm üle anda meie lugejate lemmikule siis siuke väike diplom. Ja selle diplomi saab endale Ruuta Arumets. Väga mõne. Ja nüüd siis rahvalemmik. Aasta figuurisõber 2012 rahvalemmik on Reelika Toom. Ja liit on ka Reelikale, et kõik ikkagi peaksid, näeksid. Reelika mentorit kahjuks täna ei ole, kuid ehk siis Reelika annab ise üle. No nii, fotograafid pildistavad. Aplaus, aplaus, aplaus. Meil on siin ka lint ja tunnustus selle lindi näol siis ka aasta mees figuurisõbrale, kui nii võib öelda, Jaan. Palun, aplaus talle. Tubli töö, 21 kilo. Rõõmust pakatav. Energiline.
samasugune nagu see aplaus. Teeme veel energilisemalt. Ja kuna Eivani esindaja kahjuks ei saa praegu ise hetkel kohal olla, siis tal on ka välja pandud auhind spetsiaalselt meie ainukesele meesfinalistile aasta Figuurisõber 2012 konkursil. Enne kui kuulutame välja aasta Figuurisõber 2012, anname üle ajakirja Tervis Pluss tellimused kõigile finalistidele ja nende mentoritele. Eivanilt saime see Jaan juba kätte, aga Eivanilt on ka naisterahvastele kingitootid, oli nii? Ja et meie finalistid nüüd siis tulevaste sügiseste vihmaperioodidega ära ei sulaks vihma käes, siis Figuurisõprade poolt on neile kõigile osalejatele vihmavarjud. Kindlasti väga moekad. Juba sellepärast võiks teha taas ühe aplausi. Ja mina teeksin veel ühe suure aplausi Annele, kes jätkuvalt on kõige tublim plaksutaja. Figuurisõprade nimelt. Kallid külalised, žüriiliikmed, Figuurisõbrad, finalistid, mentorid. Aasta Figuurisõber 2012 on Ruuta Arumets, mentor Liivi Simson. Suur aplaus. Aasta Figuurisõber 2012 Ruuta Arumets. Kõigepealt kingituse Figuurisõprade poolt ja see on midagi väga uut ja sa oled esimene, kes seda saab praegu. See on siis koostöös Diagnostikakeskusega on geenitest. Nii et vastavalt sinu geenianalüüsile, kus analüüsitakse 5 geeni, mis mõjutavad ainevahetust, määratakse sulle ka toitumissoovitused, nii et võta meiega ühendust ja siin on see kingitus on, palun. Ja meil on kingitus, mida siin on välja selle spetsiaalse aparaadi, kus on natuke liitud. Ruuta, sulle on veel auhindu. Auhinna sadu jätkub Kurmantet kingitused. Ja tema mentorile täpselt samamoodi. Ilvi, ole hea, tule sinnaga siia. Suur aplaus. Aasta Figuurisõber 2012. Ruuta ja tema mentor Ilvi. Ja palun siia veel kord auhinda üle võtma rahvalemmiku. Samuti Kurmantet
kingitused sulle ja sinu mentorile. Nii, kindlasti kohale. Aplaus! Meie finalistidele on olemas ka Express TV kinkekaardid. Need saate küll paraku hiljem kätte. Aitäh kõigile sponsoritele ja koostööpartneritele. Aitäh finalistidele, mentoritele, koostööpartneritele, külalistele, ajakirjanikele. Sellega on meie tänane pidulik üritus aasta Figuurisõber 2012 lõppenud. Soovin kõigile tervislikke valikuid ja taasavastage ikka ja jälle endas ja end ümbritsevas see kaunis, terve ja hea. Ilusat õhtut! Ja kutsume ka sinna kohviku Mamo meile pannud välja sinna kehvasti toredate mõistad lauad. Palume kõiki sinna maiustada.